Tere! Aasta on jälle läinud mööda. See ilmatu pikk maoaasta, see on kestnud lausa igavesti. Ja tõepoolest selle maa-aasta pikkus on 385 päeva, meeletu, ehk 13 kuud. Ja eks me kõik oleme kogenud omamoodi seda maa-aastat. Ma arvan, et see on päris keeruline olnud selles mõttes, et see nõudis meie käest muutumist, me olime silmitsi oma nende hallide aladega, mõnikord ka mustade aladega ja see on üldsegi lihtne ja kerge. Mina, kes ma iga aasta olen teinud oma kodus väikest remonti, väikest uuendust, sest mulle meeldib anda suve lõpus oma kodule väike süst, siis jäi see aasta mul selline süst tegemata, sest suvel ma lasin 3 kuud oma kodus elada oma noorema pojal, tema abikaasal, sest nende korteris oli remont ja ise kolisin maale. Aga kui tagasi jõudsin septembris, siis polnud enam aega, et tegeleda selle kodu värske uuendamisega. Ja ma tunnen praegu, et seda oleks väga-väga olnud vaja. Sellepärast, kui su kodu on harjunud iga aasta saama selles augustikuus niisuguse või suvekuudel saame väikse niisuguse tõusva energia, siis ja ühe korra äkki ei saa, siis ta vajub nagu peseekook kokku. Seda enam, et see aasta on olnud lohisev, pikk, me oleme ära hirmutatud, madu vaatab meile otsa, kellele see meeldib, enamikule ei meeldi ja siis me hakkame mõtlema aktiveerivad meie hirmud ja hakkame mõtlema oma igapäevastele asjadele, mis meile ei meeldi meie elus või meie iseendas, nii et tegelikult on olnud üks väga pikk muutuste aasta. Ja see aasta on väga tähtis. See on tähtis sellepärast, et kui me praegu võtame vastu mingeid otsuseid ja teeme ära, et ma muudan oma kodu ja muudan iseennast ja ma otsustasin planeerida midagi oma elus teistmoodi, alati võtke ka kodu appi kindlasti, mitte ainult muidu, et ma hakkan küll tegema trenni ja kodu ei muutu, siis tekib tasakaalutus. Aga kui ma võtan vastu mingi otsuse, siis hobusaastal, mis algab 17. veebruaril, siis hobusaasta ehk tulihobusaasta on meeletult kiire. Ma nimetan seda pööraseks tulihobuse aastaks ja ma isegi ütlen niimoodi, et see tulihobuse aasta üksi ei ole meeletuga pöörane, vaid talle järgneb tulikitse aasta. Ja kuna tulikits on sama pöörane kui see tulihobune, või omast kogemusest öelda ja väga tulikitse aastat juhib veel tulidraakon. Nii et me oleme astunud tuleperioodi, kui me rääkisime siin 4-5 aastat tagasi, et meil on tuli puudu, tuli on puudu, me oleme nõrgad, me suudame midagi teha, siis nüüd on vastupidi, tuld on nii palju, et pigem peab meid pööraseks. Nii et kui ma tean, praegu teen kindlaks, ma pean, kes ma olen, kus ma tahan olla, kuidas ma tahan ennast tunda, siis mul on hobusaastasse palju kergem ja lihtsam astuda. Ja ma tahan oma ellu muutust. Kui tahate teie oma ellu muutust, see on üks soovitus. Jah, ma otsustan, et ma hakkan tegema midagi teistmoodi, näiteks hakkan toituma teistmoodi, õhtuti ei söö või öösiti ei näksi enam või teen mingi muu muutuse, siis kodus tuleb samuti mingisugune muutus sisse viia. See on nagu mingi sõlmpunkt, mis tuletab meile kogu aeg meelde, et ma olen nüüd uuel teel. Kuna informatsiooni on nii palju, siis me kipume ära unustama, mis on elus praegu tähtis. Näiteks mina olen oma elus kunagi, mäletan mingi aastaid 15 tagasi suurt dieeti pidanud, kapsasupi dieeti ja tõstsin selle kapsasupipoti talvisel ajal vist köögist eest ära rõdu peale. Ja ma unustasin selle sekundiga ära, siis mitte ükski asi mu kodus ei tuletanud meelde, et ma võin tegelema dieediga. Ja avasin 6 aega hiljem jäätunud kapsasupi poti rõdu pealt. Et kodus peavad olema näha need muudatused. Nii et mõelge selle peale. Vahet pole, see ei pea olema midagi suurt, aga ma ise olen tähele pannud, et väga hästi aitab mingi detaili muutumine, patjade muutmine, asendamine millegiga, pildi asendamine millegiga. Seda, mida sa kohe näed, mida sa kohe märkad, mis tekib sinust põnevust ja huvitunnet. Et kui mul ei teki sellist põnevust, või nagu ei haara mu pilku, siis ma seda ka ei märka, siis ma seda ka ei tunneta ja ma unustan selle ära, sest meie ellujäämise viis või elus olemise viis on, mõte on selles, et ma harjun ära ka väga raskete või erinevate oludega, me harjume ära. Me kõik, kes mäletavad pikemat elu, olid väga rasked aega, kui süüa polnud osta või kui oli kodu polnud nii soojad. Me ka sellega harjusime, võtsime rohkem mantlit selga ja sõime iga päev vorstikastet ja olime ikkagi õnnelikud. Nii et mõelge, aidake kodu kaudu kaasa selleks, et viia enda ellu olulist muutust sisse. Olgu või selleks veeklaas magamistoas voodikapi kõrval.
nii et ka see aitab. Hommik-õhtul näen, märkan, tuleb meelde, tuleb klaas täita, hommikul näen, märkan, ma pean vett jooma, ma tahan vett juua. Lõpuks sa tahadki, see on su harjumus, see on su elu osa. nii et nii see Feng Shui aitabki meil siis töötada. Kui me natuke vaatame, kuhu siis see inimkond oma koduga on jõudnud, sest tegelikult Feng Shui on palju-palju laiem. kodu on sellest üks väga-väga väike osa. Siis meie kodud, mida praegu ehitatakse, mida inimesed tegelikult ise tegelikult ju tellivad või mida ehitajad, mida arhitektid nagu siis soovitavad ja pakuvad, on tegelikult sellised, kus kus aina väiksemaks jääb aed, meil pole enam aeda, me ei vaja enam aeda. mul on kliendid, kes ütlevad nii, et jah, ma tahan suurt aeda, aga ainult selline, kus käib siis see robot, mis niidab muru ära, ma muud sinna mitte midagi ei taha. aga pigem ma näen, et tendents on läinud selle peale, et mul on mururibaga korter ehk maja. Ja ma ei taha midagi oma õues teha, ma elan majas nagu korteris ja ma pean kõik asjad saama siis selles kodu sees ära teha. ja praegu on üha enam läinud moodi mitte ainult Eestis, vaid üldse Skandinaavias ja Põhjamaades, et meil on nagu hästi palju nagu liigendusi, et on need klaasiga kaetud terrassid, verandad, avatud terrassid, avatud verandad, et see maja sisemine osa on päris väike, on kuhjatud nagu kokku ja hästi palju niisugust nagu lisaväljendusi. kusjuures see klaasitud terrass tihtipeale on niivõrd hästi soojustatav, et sinna saab panna nüüd kuuma või neid puhurid sisse, kuuma õhu puhurid sisse, et tegelikult saab seal veeta isegi jõuluajal aega ja panna see enda jaoks ilusasti tööle. ja inimesed peavadki terrassi, verandat või rõdu oma aiaks. Nad ei vaja enam rohkem aeda. nii et see nagu meie eripära, mingis mõttes me nagu eraldume või eemaldume loomulikust keskkonnast, et selleks, et tunda loodust ja metsa, millega me oleme üks, me peame minema sõitma metsa. see on õnnelik inimene, kes elab metsa lähedal. et praegu ehitatakse suuri elurajoone, kus nagu oma aias pole mitte midagi, on tühjus ja kui inimene on kogu aeg oma selles töö ja hobide ja oma muude kohustuste kütke, siis tal polegi aega minna sinna metsa, sinna peab minema, sest oma koduaias metsa ehk loodust ei ole. nii et väike tasakaalutus on sees. aga noh, kui ma seda olen sellest teadlik, siis ma saan mõelda nii, et ma loon oma kas tuppa taimedega väikese metsa. ma toon siia tuppa pigem hästi palju puuelemendil omaseid elemente sisse, näiteks nii et puitu kui sellist või puidu imitatsiooni. nii et ma saan seeläbi, kuigi jah, ma panen tähele pannud, et seal Põhjamaades minu arust minnakse selle puiduga natuke nagu üle võlli juba, et mulle jääb mulje, et ma elan nagu juba vineerist kastis. et selline asi on väga tore aeg-ajalt, aga mitte ka kogu aeg, vähemalt minu jaoks, sest inimesed on ju hästi-hästi erinevad oma vajadustes ja soovides. nii et me kaotame kontakti nagu oma aeda, oma kodu lähedal, me ei taha enam aeda, see on üks minu jaoks täielikult natuke šokeeriv üllatus olnud. teine on see, mis on tegelikult mõjutab meie tervist ja meie tervis on löögi all. kui maoaasta oli meil probleem selle söömisprobleemidega ja ma tean, paljud kurtsid ja kõik katsetasid igast dieete ja variante, et ennast taas jalule seada või järje peale seada, siis hobuseaastal pole enam probleem see tüsenemine, vaid pigem on probleem see, et ma nagu annan aasta energia kappavale energiale järgi ja ma kappan koos sellega, kuni ma jooksen ennast surnuks ehk siis südame-veresoonkonna probleemid. Stopp, tuleme tagasi. kõik see, mis on väljaspool kodu, on yang, aktiivne, jõuline. kodu on minu taastumiskeskus ehk yin ehk rahulik mõnu energia, mitte naiselik energia, vaid rahulik, rahunev ja taastootev energia. seega eeldame, eriti just hobuseaastal, meil kodud on nagu yinnid. aga kui nüüd käia nagu kodudes, siis on, mida ma avastan, et on moes ju ja elutuba on hobuseaasta kõige tähtsam ruum ja hobune on ju suur loom, tal on vaja palju ruumi. aga kui see on hästi tühi, hästi palju on klaasi, et ma ei näegi oma kodu enam seest, ma ainult näen vaateid välja, eriti kui ma näen naabri autot näen kogu aeg või näen naabri maja aknast sisse televiisorit, nagu ma olen tihti märganud. et ma ei näe nagu enam oma sisse üldsegi, et ma istun kodus nagu suure teatrilava peal ja vaatan seda, mis väljas toimub ja samas mu kodu energia on hästi kõle, külm, ma olen seal nagu üksik ja nurka surutud. et siin on nagu vaja nagu vaadata järgi, et
siis tegelikult, kui me räägime hobusest, siis hobune tundub, et ta on suur ja võimas ja kappav loom. jah, ta on väljaspool kodu kappav, ta ei ole oma tallis kappav, ta ei ole oma väiksesse aadikus ega kauplis kappav. siis küsimus on selles, et ta tahab nii-öelda pesa, kus olla, kus tunda ennast hästi. talle meeldib mõnu, talle meeldib olla kusagil koos oma mõnusate inimestega, tema jaoks on väga tähtsad märgusõna sõpruskond, lähedaste inimeste kond ja ta on nõus selle nimel, et temale on hästi iseloomulik mitmekihilisus, et on padjad ja vaibad ja akendel äkki tekivad kaardinad ette, äkki isegi kahed kaardinad ette, et on padjad ja ma lähen koju, ma istun sinna sisse, ma langen sinna sisse, mul on seal hästi hea ja mõnus olla. see on väga omane tulele ja väga omane ka hobusele. nii et hobune ise on algenergialt tuli ja on veel ka tuleaasta, mõelge, topelt tuleaasta. nii et see on nagu selline asi, mis tegelikult tundub nagu läheb täiesti vastuollu meile praegu sisekujundusega, mis on hästi niisugune kindel, konkreetne, natukene minu jaoks kõle ja natuke nagu ametlik minu jaoks on ju, aga äkki hobune toob sinna siis, toob sinna detaile sisse, toob mingid pleedid sisse, toob kindlasti igast valguse võimalusi sisse, toob pehmust, kus on mõnuline istuda, nurruda, teed juua, hobune armastab ka kohvi juua, sest tuleelement jälle teeb kohvi ja siis ta istub seal koos ja ajavad mõnusalt juttu. nii et hobune kutsub suhtlema. see on üks, mis nagu hobune väga armastab, et siin võib tihti olla ka see, et on nagu paljusus. kõiki asju on liiga palju ja siis hakkab ta meie vastu tööle. ja hobune, kes armastab väga värve, siis ta toob äkki sisse suuri värviaktsente. vaat siin on üks väike nagu vastukäiv olukord sees, sellepärast et kui hobune on hästi kiire ja kui me toome ka hästi palju erinevaid värviaktsente või meie kodu on hästi punane või hästi roheline, hästi jõuline, siis tegelikult ta võib me ei puhka kodus välja ja kui me lähme juba kodunt välja, me oleme juba häiritud ja siis see hobus on eriti lihtne meid nii-öelda järgi lohistada selle kappavas aastas. et tegelikult, kui me räägime sisekujunduslikult ja energeetiliselt, siis nii nagu Mao aastal, nii ka siis hobuse aastal tegelikult on hinnatud kõik tule ja maa elemendi vahel jäävad toonid ehk see peamine rahustav toon on siis beežikad, liivakarva, elevandiluu, hallikas, beežikas egu, mitte kindlasti mitte puhasvalge. Erkpunane kindlasti mitte suures kontsentratsioonis. et pigem tuleb sisse niisuguseid terrakota või mina ütlen nagu sienna või telliskivi, sellised oranžika murtud toonid, kas pruuni poole või punase poole või isegi rohelise poole. nii et, sest see aasta on puuelement väga nõrk ja puu on sel aastal soodne element, nii et meil oleks tarkust ja mõistmist, kuidas elus edasi minna. selleks me peame oma ellu tooma puud. aeda meil pole enam ju, siis tuleb puud tuua teistmoodi oma ellu. nii et ütleme, peamine põhiline värv on siis tegelikult rahulikud, rahustavad toonid, kuhu sa võid tuua sisse mitmekihilisust, kus sa võid tuua sisse detailide rohkust, kui sa tood seda värvi sisse mingi ühe detailiga jõuliselt, aktsendina või tood pildi mingi väga kihvtina, et sul jääb pilt kohe pidama, energia tõmbab sinna. nii et selliste asjadena tood seda nagu ellu aktiivsust ja jõudu sisse. elutuba, ütlen uuesti, on hobuse aasta kõige tähtsam ruum. ja on üks selline nüanss veel elutoas tegelikult, mida ma õnneks nüüd ma näen vähem, aga mingi aeg nägin hästi-hästi palju. istumiskoht ehk see diivan peaks olema seljaga vastu seina. see on, kuna me oleme võetud, nagu meil on pind jalgelt ära võetud, hobune kappab, me ei tea, kuidas, kas jalus on paigas, kas sadul on paigas, kas me ka pean vastu, viskab meid hobune hoopistükkis maha, siis meil on vaja turvatunnet kodus, et ma istun selg vastu seina. Et ma magan öösel pea vastu kinni seina, kus pole mitte ühtegi ust ega akent. Et mul peab tekkima see turvatunne ja kindlus. Ma näen tihtipeale pannakse see elutoa diivan nagu keset tuba, et eraldab ära söögitoa või siis see esiku osa, tekitatakse niimoodi nagu koridori või esiku efekt oma kodusse. Siis tegelikult see tekitab elutoas tunde, et elutuba on nagu koridori osa. Aga see on selle aasta Feng Shui's kõige suurem märge või tähendus, et ennem võid sa ehitada kinni selle mingi osa, eraldada ära esiku, kas mingi puidust, võreseinaga või mingi muu detailiga, kas või siidimaali kunstiga, aga
elutuba ei tohi olla läbisõidu, läbijooksu koridor. Ma lähen, koridor on avatud, tal on ainult need detailid, mida ma vajan, unustame ära mantlihunnikud, kingahunnikud ja muud põnevad hunnikud, mis tõmbavad meie energia kinni. Ma pean, astun koduuksest sisse, ma olen esikut, esikust on esimene vaade elutuppa, ei ole magamistuppa, see on väga halb, ei ole kööki, siis me kasvame aina suuremaks, ei ole WC-sse, vannituppa, siis me oleme vaesuses, vaid täiesti saab teadlikult suunata oma energia nii, et energia tähelepanu on elutuppa. Mina olen seda mänginud juba mitukümmend aastat ja see on täiesti võimalik. Nii et luua oma kodus elutuppa mingi väga põnev pilgutõmbaja, panna, vahet pole, mis see on, äkki ostate mingi suure taime, kuna puuelement on väga hästi moes. Panete hästi mingi võimsa värviga, toreda värviga näiteks sinna mingi detaili diivanile või taha seina peale või teete ühte seina, panete tapeedi mingi väga efektse, tõmbab pilgu kohe. Et ma ei pea otsima enam esikust, kus kohas on elutuba. Kui ma astun otse oma koduuksest elutuppa, siis tegelikult jääb ära vahepeal see puhver ehk siis niisugune energia kogumise hekt ehk koridor. Ja siis ma lähen pauhti peale selle jange energiaga elutuppa ja seal ei teki sellist mõnusat olemist. Et elutuba eeldab sel aastal, et oleks kindlasti olemas väike laud. Ma mõtlen nagu diivanilaud, kus ümber saab mõnusalt istuda, kas või on need suured padjad või kotid või on need tugitoolid või on siis see diivan. Ta ei eelistagi enam nii suurt diivanit, pigem nagu väiksemaid, mõnusaid, saaks istuda omavahel suhelda inimestega. Hobune tahab olla karjas teistega koos. Ta saab väga hästi ka üksi hakkama, ta on uhke, ilus loom. Aga sel aastal ta on tugevam, kui ta on teistega koos. Nii et kuidagi koos suhelda, neil on mõnus olla, koondame energia kokku ühte kohta, kas pannakse sinna alla vaip. Tihtipeale hobune armastab hästi jõuliselt tähelepanu põrandale. See on siis kas mingi väga efektne vaip, ümmargune vaip äkki või ovaalne vaip toas just selle suhtlemisala all, mõnutunde all, et see on kõik täiesti võimalik. Ja veel üks oluline asi on siis elutoas on tegelikult valgus ehk valgustatus. Valgus peab olema piisavalt, see peab olema mitmekihiline ja see on tähtis. Nii et vaadake üle oma elutoad, see on meie eluenergia, meie elujõud ja meie energia. Koridorist juba rääkisime esikust, kindlasti peab olema hästi valgustatud, ma ei lähe pimedas surgu, mul tekib hirm, alateadlik hirm, hakkab minu tantien tundma hirmu, ma ei taha sinna olla. Asjad ära, sest kooli on selle aasta suurim meie segaja, meie takistaja. Mu lemmikteema on ikka asjade äraviimine, ära süstematiseerimine. Sel aastal ongi eriti hinnatud multifunktsionaalsed kapid, ruumiosad või ka isegi diivanid ja lauad. Ja ma saan asjad trepialused, mis on pandud kõik tööle. Streppialus ise, kui see on avatuna, tihtipeale ründab meid teravad nurgad. Aga kui see on pandud alt nagu tööle, on seal panipaigad, on mingid muud asjad on ära pandud, siis sel aastal on panipaigad, multifunktsionaalsed mööbliesemed, kõik on in, see on hästi moes ja tegelikult minu arust ka pakutakse väga põnevaid lahendusi, nii et uurige asja, saab teha isegi ise mõelda väikese vaevaga päris põnevaid efekte. Kui muud üle tõmban kaardinette, väga ilusa trükitud pildiga kanga ette ja on ka seeläbi on mul panipaik olemas, mitte ei jäta asju nähtavale, mis tõmbab minu koduenergiat kinni. Et see nagu on halb. Nüüd järgmine koht, mis on selle aasta mureteema, on köök. Sest kui ma näen kodudes, siis köögid on muutunud niimoodi jooksukohaks, et see ei ole enam see, et ma panen selle sisse sinna pea ja söön sealt seda heina mõnusalt, vaid me lihtsalt teeme kiiresti, toob Wolt või mingi muu asi, ma ostan valmis toitu, ma ainult panen seal valmis, me enam ei istu ega ei söö koos. Kui ma vaatan uusi hooneid, siis köök on tihtipeale on kõige aktiivsemas tuuletõmbes ja juhtub see, et köök on meie tervisekeskus ja ma ütlesin, et selle aasta probleem on südame-veresoonkonna haigused ja ka seedemise probleemid ja ka liigeste probleemid. Ärme tekita endale probleeme juurde. Ma vaatan kindlasti jälgin, et minu köögis ei oleks kusagil nähtavad vanaks jäänud asju. Mingid kartulid jäävad seisma, sibulad jäävad seisma, maitsetaimed, mis ammu enam ei toimi. Kas teate, kui te ise korjate taimi suvel, siis nad peavad vastu ainult 1 aasta. Ei ole nii, et on 5-6 aastat kapis. See on kõik teie tervist häiriv energia. Mis veel?
tihtipeale on köögis ka minu vitamiinid või ravimid. Ärge jätke palun neid välja. Ostke mingi ilus niisugune kas korvikene või mingi kastikene, pange sinna sisse ühte kohta ja pange siis kappi ära. Ja siis, kui teile tekib tunne, et kui ma ei näe oma neid vitamiine, et ma unustan võtmata, siis kasutage abivahendit. Mulle on siin abivahendaja pandud Guanyin rippuma, mis annabki teada, et hooli oma tervisest, hooli oma heaolust. Vahet pole, mis see on. Nii et ma tean igal hommikul, et ma pean sellega, igal õhtul, et ma pean sellega tegelema. Nii et meil ei tohiks kodus olla neid vanaks läinud asju. Ma tean, praegu on see prügi sorteerimine täiesti omaette teema. Neid prügi sorteerimise kastid on üksteise kõrval hunnikusse, köökile, midagi muud ei mahu. Palun mõelge läbi, kuidas saab see asi nii ära panna, et ma ei näeks kõigepealt, et ei läheks energia sellesse prügi sisse või juba ära kasutatud energia välja võetud asja sisse, sest see loob meie tervise, meie heaolu. See on väga-väga tähtis. Nii et unustame selle ära. Nii et vaadake üle oma köögid. Köögis ärge palun hoidke, ütleme, haigeks jäänud taimi, kiduraid maitsetaimi, mis ei kasva ja ela ega ei sure. Keegi on kinkinud mulle vapustava roosikimbu, mul ripub see juba 10 aastat mul köögis. See on surmaenergia köögis. Kui te tahate mingit väga uhket kingitud kimpu, mis teile meeldib, olete ära kuivatanud, siis pange see spetsiaalsesse raami sisse, mis on klaasi taga ja siis ta muutub kunstiteoseks. On jälle pilgutõmbaja. Nii et mõelge selle peale vahtralehed, mis korjati sügisel, mille energia on ammu kadunud. Võin teile öelda, et taim peab vastu 2-3 kuud, tema energia vajub ära. Kui me ei anna sinna teadlikult mingit eesmärki ja soovi, siis ta peab kauem vastu. Ainus asi, mis meid tõesti aitab isegi läbi 2 aasta, on kastanimunad. Iga muna on tervis, rikkus, küllus, heaolu. Need on väga tugevas energias ja neid võite panna klaasnõu sisse või pudjustnõu sisse ja panna need kööki välja, panna elutuppa välja. Nad tõmbavad ligi head energiat, aga ainult 2 aastat tuleb taaskord vahetada ja vahetada ja vahetada. Sest tegemist siiski on ju elusloodusega. Ja nüüd viimane ruum, mis on tegelikult, mõtleme, mitu aastat olnud juba löögi all, on magamistuba. Magamistoad, mul on kahju, inimestel on väga palju uneprobleeme. Ei maga hästi ja magamistoas saab alguses meie suhtlekindlus, meie iseenda teadlikkus ja magamistoas üks suurim viga on see, et voodi pannakse umbes akna alla, samas seina, kus on uks. Voodi vajab kindlasti peatsit, mitte ilma peatsita, peatsit ja siis kindlasti seina, kus ei ole ust ega akent. Mõelge selle peale. Mis veel, et kuna see aasta on meil ülevaatamise aasta, energia liigutamise aastast, hobune tahab liikuda, muidu hobune ju komistab, kui koli endal ees. Et sel juhul tuleb vaadata, et voodi all ei oleks asju. Lihtsalt panen asjad sinna, viskan hunnikusse. Ja voodi all saab hoida asju, aga ainult maaelemendi asju. See on siis, ütleme, voodiriided ja siis samuti on siis ka need, ütleme, hooajariided, mida ma olen ära pakkinud ja siis ma aeg-ajalt roteerin. Et see võib olla magamistoas. Meil on uni hästi-hästi häiritud. Magamistoas ei tohiks olla kindlasti telekat. Mul enda näiteks on see telekas. Ma küll ei käi seda magamistoas öösel vaatamas, aga see mul olemas. Nii et kunagi osteti uus televiisor, vana pandi magamistuppa, õnneks ta enamasti seal istub üksinda ja kurvalt. Võiks vist parem välja viia. Nii et mõelge selle peale, meie suhtealus, meie tervisealus tuleb magamistoast, hea uni tuleb magamistoast, aga me oleme nõrgad. Ja korra nüüd vaatame niipidi ka, et kui me vaatame seda paaguatsooni ehk meie eluvaldkondi ja magamistuba mingis eluvaldkonnas võib tuua meile probleeme tekitada ja kuidas seda siis tasakaalustada, kuidas seda teha, kui inimene ei tea mitte midagi paaguatsoonidest. On üks lihtne väga õpetus on käekell. Võtate kella enda kätte, kella ette ja ise kujutage ette, lähete oma kodusse sisse. Ja kui te koduuks on keskelt, siis te lähete kodusse number 6 pealt.
on ju õhtul. Kui te kodus on nagu natuke nagu lähed uksest sisse liiga vasakpoolt, siis te lähete sisse umbes kella 7:30 pealt. Ja kui te lähete sisse liiga paremalt poolt, olete kodus, siis teie lähete sisse umbes 4:30 pealt. Et see on nagu kellaaja efekt. Ja nüüd vaatame üle, et kui ikkagi on magamistuba, eriti just magamistoas meie abieluvoodi või magamise voodi, just jääb sellesse tsooni, mitte terve magamistuba, sest tihtipeale on üks ruum mitmes paaguatsoonis, aga just see magamise koht, siis mis elementi tuua juurde, et võtta see pinge maha selles magamistoas. Me võtame üle, et alustame siis päris algusest, et kui kujutame ette, et magamistoa number 6, ta jääb siis sinna 5-7 vahele alas ehk karjääritsoonis. Et siis tegelikult tuleb tuua juurde maa elemendi energiat. Et ma lisan teile juurde ka hiljem niisuguse väikse nimekirja, mis käivad seda elemendi all, aga lihtne on see, et need beesikad maast võetud toolid näiteks, horisontaaljoon, niipidi joon, ruut pigem on ju, kasv pigem nii-öelda siis niipidi, mitte ülesse. Nii et see on nagu oluline. Kui võtame järgmise, ütleme sel aastal üldsegi nii, kui ma astun sisse, siis see, mis jääb paremale, siis see kodupool, ka minu vastas, aga see pool kõik on nagu nõrgem. Et siin pool kindlasti mitte väga suuri, väga kõvasid remontimistöid teha, parandada ja parendada alati võib, aga mitte teha suuri remonte. See vastu vasakpool, mis jääb vasakule, on väga heas energias. Nii et sealt kaudu saab soovida endale ka seda häid asju, rõõmsaid asju ja kõike head paremat. Et mõelge selle peale, mida siis oma ellu tuua. Nüüd vaatame seda, kui teil on magamistuba on teil suhete tsoonis, see jääb kella järgi, ma vaatan kella 1-2 vahele, sinna siis ütleme suunda. Kui seal on magamistoa, siis voodi asukoht, siis tuleb tuua juurde tuleelemendi energiat. Nii et tuleelemendi energiat. Küünlad, valgustid, punast tooni, punasel on väga palju erinevaid varjundeid, vaadake, mis teile just siis sobib. Nüüd võtame siis perekonna sugupuutsoon, mis jääb, ma vaatan kella järgi, kella 8 ja 10 vahele. 8 ja 10 vahele, kui siin on voodi koht, siis siin samuti tuleb juurde tuua tuleelemendi energiat. Kui magamistuba jääb rahatsooni, ehk siis sinna, ma vaatan kella järgi, 10 ja 10-11 vahele, väga raske niimoodi vaadata kella järgi, 10-11 vahele, siis tuleb see juurde tuua puuelemendi energiat. Nii et püsti viivad liine, toon lillemustrit näiteks, padi lillemustriga, väga lihtsad detailid, aga teha need muudatusi teadlikult. Ma toetan oma und, ma toetan oma tervist, ma toetan oma suhte heaolu. Kui magamistuba jääb mainetsooni, see jääb siis kella 11-1 vahele üles jääb, et siis tuleb nagu tuua juurde maaelemendi energiat. Nii võtame ette, vaatan kellele, jah. Maaelemendi energiat, siis ta stabiliseerib ja rahustab selle närvilise tuleelemendi maha. Nüüd, kui on mul magamistuba jääb mul abistajate tsooni, see jääb siis kella 4 ja 5 vahele, see on kõige selle aastal häiritum tsoon, sest see meile haigusprobleemide tekitaja tsoon, öeldes, kui siia jääb magamistuba või siia jääb mehe kabinet, sest just häiritud on mehe tervis eelkõige, siis peab seda tsooni kindlasti aitama ja tooma juurde puuelemendi energiat, näiteks ilust õitsev taim, asalea, mis õitseb, et anna sellele energia soovid, et ma olen terve, terviklik, mu mees tunneb ennast hästi. Järgmine tsoon on siis me tulevikutsoon, mõni ütleb ka laste ja loovuse tsoon, see jääb vaatan kellele 2 ja 4 vahele ja see on ka natuke häiritud sel aastal ja siia tuleb juurde tuua veeelemendi energiat. Veeklaas võib tuua juurde, aga ka peeglit võib panna sinna üles, peeglit alati mõistuse järgi tuua siia juurde. Siis allapoole jääb teadmiste tsoon, see jääb siis ma ütlen kella 7 ja 8 vahele õhtul teadmiste tsoon ja siis tuleb tuua juurde tuleelemendi energiat. Nii et nüüd on mul kõik tsoonid nii-öelda siis läbi käidud nii-öelda, et alati võtta ka siis me puud, kas tuua maad, kas tuua tuld. Metalli on sel aastal hästi-hästi palju. Ainuke asi, kus tasub metalli juurde panna, kui tõesti juhtub nii, et sul magamistuba voodi koht asub kodu keskosas, aga üldjuhul kodu keskosa tahab avatust, tahab ruumi, tahab tunda ennast nagu hästi. Nii et siin on vaja nagu vaba energia liikumist, aga kui juhtub, nii mul on seal magamistoas voodi koht, siis tuleb tuua teadlikult juurde metalli elemendi energiat, see midagi ümmargust,
ümmargune padi, see on midagi kontrastset, ei too see aasta musta-valget, toome pigem siis musta ja punase näiteks. nii et kui me räägime, vaatame, saab hästi palju mängida. niisiis, ma võtan korra veel kokku. kodu on minu väljapuhkamise koht. kõige tähtsam ruum on sel aastal eluruum, elutuba, mu eluenergia elamise ruum. meie une kvaliteet, meie tervis ja suhted tulevad aga magamistoast. mõelge selle peale, magamistoast. selle aasta murekohad on kilakola, mida on liiga palju. seda tuleb ära panna, mõelda, süstematiseerida. panipaik, garderoob, sahver ei ole üldse, koliruum ei ole üldse pahad sõnad, vaid väga vajalikud. võib olla ka multifunktsionaalne ruumi eraldamine suureks ja väikeseks, et muuta mugavamaks või siis vastupidi, aga mööbliesemed, mida saab niimoodi muuta. kõik see on võimalik. väga hea valgustatus. põhitoon on siis beežikad, liivakarva, kõik maast võetud toonid, aga ka punase ja tule ja maavahel toonid on terrakota, oranžid, punakas, pruunid, kuldsed, pruunid toonid. kindlasti on kuld, mitte hõbe. aga samuti on sel aastal linnas rohekad toonid ja üksikud tumedamad sinised aktsendid. ja kuna sel aastal on veeelement nõrk, siis armastab aga aasta mängu peeglitega, aga peeglite puhul on tähtis see, et ei tohi kunagi olla peaukse vastas ega magamistoas seda liiga palju. muidu on peegel täitsa okei. ja vannitoas ka, et ma pean nägema ennast peeglist ühes tükis, ma ei tee oma magamistoa peeglit või vannitoa peeglit ei tee väikestes tükkideks. ma võin teha mingis mujal ruumis, kus mul on vaja peegeldust ja valgust juurde, aga mitte vannitoas. nii et mõelge selle peale, et ma ei peaks kodus sisse astudes kohe nägema vannituba, WC-d, kööki ja magamistuba, vaid mulle loogiline pilk langeb kohe elutuppa. rahulikult, mitte kiirtööna, kiirjooksuna, vaid rahulikult. nii et soovitan teha, kui tahate oma ellu muutust sisse viia, siis palun tehke ka mingi muutus oma kodus. kas või seegi, et ma hakkan koju tulema teist teed pidi, teise bussiga. ma olen harjunud käima ühega, nüüd käin teistmoodi. et lähen käin teises poes süüa ostmas, see on jube raske, sa oled ühe poega ära harjunud juba, tead, kus miski asi asub. aga ma räägin, me tahame muutusi ellu viia, peame tooma oma kodusse abistavaid energiat juurde, abistavaid detaile või muuta ka oma elus mingeid käitumisviise, et tunda ennast hästi. nii et tegelikult ei ole aasta üldse hull. lihtsalt aasta on kiire. aasta on heas mõttes pöörane, aga hobune kutsub teisi hobusi endaga suhtlema ja ta ütleb nii, kui sina tead, kes sa oled, kui sina tead, mis sa vajad, kuidas tahad ennast tunda, mis on sinu kodu eesmärk, oled ka sellest teadlik, siis ei häiri sind see hobuseaasta pöörasus, sa lood omaenda rütmi ja naudid elu täielikult. see ongi sinu võimalus. mina väga armastan tulihobust ja ootan juba suure rõõmuga. soovin teile edukat tulihobuse aastat.